Trump võtab Iraani ranniku kontrolli alla pärast seda, kui Hormuzi väinas saab Ameerika Ühendriikide territoorium uuel Pärsia lahe sõjalisel kaardil. Ameerika Ühendriikide rünnakud tabasid kogu Iraanis 24 kinnitatud asukohta. Sihtmärgid ulatuvad rannikul asuvatest sadamatest kuni riigi sisemaa tuuma- ja sõjaliste rajatisteni. Kaart näitab, et tegemist ei ole piiratud rünnakuga. Nii ulatuslik mastaap muudab konflikti olemust. Donald Trump teatas, et Washington taastab Iraaniga seotud laevade blokaadi, võtab enda peale Hormuzi väina kaitse ning nõuab sellel Ameerika kaitse all oleval marsruudil liikuvatelt lastidelt 20. Siis lööme neid jõuliselt, hoiame väina enda kontrolli all ja tõenäoliselt hakkame seda ka haldama. Meist saavad väinavalvurid. Võib-olla nimetame end Hormuzi väina kaitsingliks. Sealine korraldus hõlmab laevu, mis suunduvad Iraani sadamatesse, naftaterminalidesse ja rannikualadele või sealt lahkuvad. Samas kui teiste riikide alused võivad koridori kasutada tingimusel, et nad austavad blokaadi. Trump pani selle väina operatiivse kontrolli alla, mis mõjutab otseselt Teherani kaubandust, naftat ja mereväe võimekust. Samal ajal laiendas keskväe juhatus rünnakuid radarite, õhutõrje, rakettide, droonide, laevade ja mööda Iraani rannikut paiknevate sõjaväekeskuste vastu. Surve lahkus kõnedest ja jõudis merre blokaadi, saatmise, täppisrünnakute ning esmakordselt lahingus kasutatud droonlaevadega. Teheran vastas öeldes, et ei aktsepteeri välisriigi kontrolli oma ranniku ees kulgeva marsruudi üle. Mida Trump soovib kontrollida? Miks on Iraani nafta muutunud keskseks sihtmärgiks? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja ilma keerutamiseta sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trump ütles, et Hormuzi väin jääb avatuks Iraani loaga või ilma. See otsus taastab blokaadi Iraani sadamatesse ja rannikualadele siseneva või sealt väljuva liikluse vastu, kuid lubab neutraalsete laevade ja humanitaarabikoormate läbipääsu pärast kontrolli. Aga mida keegi ei tea on see, et meil oli kokkulepe. See oli juba sõlmitud kokkulepe ja siis nad rikkusid selle. Nad rikuvad alati. Meil on nende inimestega juba 10 kokkulepet olnud, nii et ründame neid lihtsalt jõuga ja hoiame väina enda käes ning tõenäoliselt hakkame seda ka haldama. Meist saab väinavalvur. Võib-olla kutsutakse teda kaitseingliks. Me väärime tagasimakset. Kui me seda teeme? Me oleme. Keskväe juhatus teatas, et operatsioon algab teisipäeval, 14. juulil kell 20.20 universaalse aja järgi, mis vastab kell 17.17 Brasiilia aja järgi. Laevad, mis ei allu korraldustele, võidakse kinni pidada. Ja Ameerika väed teatasid, et võivad käsu täitmiseks kasutada sõjalisi vahendeid. Rünnakute ulatust näitab, kuidas Washington kavatseb seda kontrolli hoida. Nädalavahetusel tabasid Ameerika väed 10 sihtmärke erinevates kohtades Iraanis täppisrelvadega. Teises voorus, mille avaldas keskväe juhatus ise, rünnati umbes 140 sõjalist sihtmärki. See seletab, miks kõige rohkem plahvatusi oli ranniku lähedal. Trump üritab eemaldada Iraanilt seirevahendid, relvad ja paadid, mida kasutatakse liikluse ähvardamiseks väinas. Bandar Abbas'es sai üks pealetungi keskusi, sest seal asub oluline Iraani mereväebaas otse Hormuzi väina ääres. Hormuz. Samuti registreeriti juhtumeid Kachinis, Abadanis ja teistes Iraani lõuna- ja edelaosades. Kashmir on strateegiline asukoht mereteel, samal ajal kui Bandar Abbas ühendab endas sadama, sõjaväerajatised ning struktuurid, mida kasutavad merevägi ja revolutsiooniline kaardivägi. Neid punkte tabades survestavad Ameerika Ühendriigid otseselt Teherani võimet tulistada rakette laevade pihta, kasutada droone, jälgida merd ja hoida laevu ranniku lähedal. Kõige värskem uudis on see, et 3 mehitamata Corsairi alust ründasid Teherani mereväebaasis asuvat mereväe ja allveelaevade hooldusrajatist. Keskväe juhatuse andmetel kasutasid Ameerika väed esimest korda lahingus droonlaevu. Avaldatud piltidel oli näha, kuidas süsteem lähenes kail enne plahvatust. Ameerika korraldus hõlmab kogu Iraani rannikuala, sealhulgas naftaterminale, ja püüab eraldada rahvusvahelist kaubandust mereväest. Iraan, sealhulgas 20 nõudmine, on otsuse kõige julgem osa. Trump tahab, et riigid, kes seda marsruuti kasutavad, maksaksid Ameerika Ühendriikide pakutava kaitse eest, väites, et Washington ei peaks enam üksi kandma sõjalisi kulusid.
ja meid tuleks selle eest hüvitada. Kui me seda teeme, hüvitatakse meile, sest teised riigid on väga rikkad ja on meie poolel. Ja meilt ei saa oodata, et me teeksime seda tasuta, erinevalt sellest, mis on toimunud aastaid. Teate, me oleme kaitstud väina üle 50 aasta ja meid pole kunagi selle eest tasustatud. Nemad teenisid kogu raha ja Ameerika Ühendriigid jäid lihtsalt, teate küll, ilma. Nad ei tahtnud, see on muljet avaldav. Jah, meie ei saanud kunagi midagi, me kaitsesime seda tasuta, aga nüüd jätkame kaitsmist ja teenime selle eest palju raha. Aga me tahame lihtsalt saada hüvitis kõige selle eest, et paneme oma inimesed ohtu. Me ei sea kedagi ohtu, me päästame inimesi. Ja meeles, siiani on tapetud 52 000 meeleavaldajat. President eslitres end kui Hormuzi väina kaitsjat ja ütles, et tasu aitaks hüvitada julgeolekukulud. Maksemehhanismi pole veel selgitatud ja Keskväe juhatuse pressiesindaja pole kinnitanud, kas sõjaväelased vastutavad tasude kogumise eest. Rahvusvaheline merendusorganisatsioon teatas, et puudub õiguslik alus kehtestada kohustusliku teemaksu üksnes rahvusvahelisest väinast läbimise eest. Iraan reageeris raevukalt, sest see samm piirab nende vabadust kasutada Hormuzi väina survevahendina. Välisminister Abbas Aragitsi kinnitas, et Teheran jääb väina valvuriks, samal ajal kui Iraani sõjaväe juhtkond lükkas tagasi Ameerika Ühendriikide igasuguse rolli väina haldamisel. Revolutsiooniline kaardivägi vastas rünnakutega Ameerika ja liitlasvägede rajatiste vastu Bahreinis, Kuveidis, Jordaanias ja Omaanis. Bahrein teatas, et on kinni püüdnud Iraani raketid ja droonid. See reaktsioon näitab, et blokaad ei jää vaid sõnasõjaks. See marsruut on juba muutunud sõjaliseks ja majanduslikuks keskpunktiks. Valge Maja teatas samuti, et Omra Nagili, keda peetakse Iraani Khuzestani provintsi erioperatsioonide sideülemaks, hukkus pärast seda, kui USA raketid tabasid Avazi lennujaama. Selle teabe avaldas pressiesindaja Caroline Leavitš, kuigi esmaspäevaks ei olnud saadud laialdast sõltumatut kinnitust. Avaz asub Iraani edelaosas riigi ühe peamise naftapiirkonna lähedal ning selle lennujaamal on strateegiline väärtus sõjalise ja logistilise liikumise jaoks. Trumpi karmim hoiak toimub pärast luurehoiatusi võimaliku Iraani plaani kohta teda tappa. Tagasi teel Türgis toimunud kohtumiselt loobus president osa teekonnast uue presidendilennuki kasutamisest ja läks pardale vanale Air Force One'ile. Teatati, et vahetust soovitati turvameetmena. Uut korda hakatakse testima teisipäeval. Keskväe juhatus peab kontrollima laevu, eraldama humanitaarabisaadusi, saatma neutraalseid laevu ja takistama Iraani sadamatesse pääsemist ilma kogu maailma kaubandust täielikult seiskamata. Teheran võib proovida seda tõket trotsida uute rünnakutega Ameerika vägede vastu piirkonnas. Iga Iraaniga seotud laev, mis üritab sellest piirkonnast läbi sõita, näitab, kas Trumpi avaldus jääb vaid poliitiliseks ähvarduseks või kehtestatakse Iraani ranniku ees uus sõjaline reegel. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt ekraanil kuvatava PIX-võtme kaudu. Oleme sõltumatu kanal. Meie eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie toetus aitab meil jätkata.